No nii, rõõm teid näha kõiki. Et me kokku saime natukene arutada paar teemat, räägime läbi, otsustame esiteks vastutusvaldkonnad ja siis räägime natuke meie suhetest. Tahaks küsida, kas kõik on nõus nende rollidega ja vastutusvaldkondadega, mis meil kokku lepitud on. Nüüd Reelika tegeleb garantiiremondiga ja võimalusel arendusega, kui raha on. Marek, sul on müük ja turundus. Kõik võimalikud presentatsioonid, kirjad, artiklid, arendusprojektid, müügikonsultandid, kõik see sobib. Karl, finantsid, finantsplaneerimine, juhtimine, arendus ja personal ka. Marta, sina siis oled meil vastutav isegi strateegia konsulteerimise. Mulle jääb siis olla tegevjuht, meeskonnatöö koordinaator, mõned jooksvad tegevused ja korteriühistutega suhted, turundusmüük. Kõik on nõus sellega? Jah, hästi. Siis see oli selline lihtsam osa. Läheme keerulisemaks. Suhted. Ma tahan, et meil ei oleks meeskonnas käärimist, muresid, halvasti ütlemisi, mis tulevikus võivad kätte maksta. Saate aru, mis ma räägin? Leiame ühise suuna, palun ettepanekuid. Mida ootate meeskonna liikmetelt, et oleksite teistega rahul? Ja see on üks teatepulk ja ma tahan, et igaüks võtaks sõna. Näiteks alustame sinuga. Kunagi ootasin, enam ei oota midagi. Nüüd on paika loksunud. Mida keegi suudab pakkuda ja teeb. Ma ei saa oodata, et Erki võtaks suure juhi rolli, sest seda ei saa kunagi olema. IT-firma juht võiks teada IT-asjadest enamat. Ootaks müügitööd Erki poolt, kontaktisik, kes sebiks liitudega. Marta, vähem käunumist. Emotsioone vähem. Saada vähem meile. Marek, tegeleks müügi ja turundusega, tahaks müügi tulemusi näha. Karl, ole inimlikum. Mõtle, mida ütled. Sa oled investor, siis investeeri. Aitäh sõnajärje eest. Üldiseks ma alustaks sellega, et ma ütleksin kõigile üldiselt alustuseks seda, et paneks paika plaani. Kui seda on vaja muuta, siis muudame seda koos. Seni olime ebakindlad ja välismõjudest sõltuvad ja seetõttu on palju kulutatud aega ja raha. Äris on siht, strateegia teostamine väga tähtsad ja neid ei tohi omavahel segamini ajada. Marek, kui sa saad müüa, siis pühendu sellele oma oskuste piires. Spetsialistiks kujuneme muidugi töö käigus. Tegutse julgelt, võta vastutust, langeta otsuseid. Seda tuleb meeskonnas toetada ja see käib kõigi kohta. Marta. Mis ma ütlen nüüd? Ole tasakaalukas, siis Starcom võidab sellest ka. Tuleb leppida ebaõnnestumistega ja see tuleb minevikku jätta. Erki, rohkem võiks eneseusku olla. Suured plaanid on sul küll võetud, kuid kõhklused ei lase sul seda teha. Tuleb õppida kogemusi koguma ja muud sellist, et edasi liikuda. Võta Starcomi tegevust kui kooli ja põhimõtteliselt edukas firma töö on eksam. Reelika, sul on päris suur osalusfirmas. Peame rahalised projektid ära hindama. Selge on see, et töö liigub kiiremini, kui kõik on koos, tähendab kontoris. Ootan veel eriti mõistmist, et inimesed on erinevad. Igal ühel on omad eripärad ja puudused. Ära võta isiklikult. Kui inimene oma vigadest aru ei saa, siis ta kannatab ise selle tõttu. Üldiselt siis. Jääb mulje, et üritatakse teineteisele varvu peale astuda ja järjest kõvemini. Kui midagi öeldakse, siis isiklikult. Ärme provotseerime, eriti Karl ja Marta. Marta, vähem okkaid, siis saaks asju poole lihtsamini aetud. Enne teen ja siis mõtlen, see tähendab on tormamist, asjade ümber mõtlemist ja ümber tegemist. Erki, tegevjuhi rollis arusaadav, juht kui selline on raske amet. Reelika, vaga vesi, süga põhi. Kui suu lahti teeb, siis tuleb kuld mõne suust välja. Kui mõtteid on, siis tuleb senikaua röökida, kuni neid kuulda võetakse. Rohkem kaasarääkimiste tulemustele orienteeritust, inimsuhete koha pealt, mitte konflikte otsida. Karl, sügise kismad ja vaikib investor, siis täna vastavalt oma võimalustele panus suurendada. Hea on, kui üks pea geniaalsete mõtetega juures. Üleskutse, rohkem osa võtta talgutest. Erki on üksik, Marta ja Reigo ühes pundis ja käib niinimetatud poolte võtmine. Ei peaks sellist asja olema. Oleme käinud Karliga lõunal, vahel on hea selliseid asju teha, aga hiljem on laiemalt kõigile räägitud, otsused jäävad tulemata.
sest Marta tormab suitsetama ja lõpuks jääb ikkagi otsustamata. Minu ootused. Mina ootan tegutsemist kõigilt. Karl, ideed ja projektid, neid on vaja rohkem võtta, saada, teha, tegutsemist on vaja. Marek, müügitulemused on nagu nad on, aga võiks olla ikkagi rohkem tegutsemist selle kallal. Reelika, koostööd sul on olemas, aga jätkuvalt rohkem keskenduda nendele. Ja Erki, tegevjuhi amet, suudad seda paremini. Ja muidu ma leian, et kõik on eesmärgipärane, mis meil siin on. Okay. Ma võtan teadmiseks, et pean natukene parem juht olema. Ma võtan natukene enda poolt ka, et mis minu ootused teile on, kui meeskonna liikmetele siis. Ma reelikalt ootan avameelsemat suhtlemist ja mõtteid ja ideid, kes paberile kirja panna, et seal sees oleks ka lahendus. Räägime sellest. Karl, palun tee suhtled Martaga korda. See sega peab rahale ka peab kontsentreerima, sa oled investor. Siis Marek peab rohkem kontsentreerima müügitööle, sinu otsene ülesanne ja Marta nagu siin ennegi öeldi, vähem okkab. Sobib see sulle? Peab sobima. Okay, hästi. No nüüd tahaks kuulda veel üht asja, et kuna meil on ühine eesmärk, meil on vaja korteriühistutele see portaal teha, mis on neile vajalik, mis toob neile raha, siis igaühel peab olema ka isiklik eesmärk. Tänan, et igaüks mõtleksite selle peale, mis teie isiklik eesmärk hetkel on. Mulle näiteks see korteriühistute elu möödapääsmatuks tegemine. Et ta oleks möödapääsmatu ilma staarkommita. Ja ma tahan raha teenida, ma tahan rohkem raha. Ma arvan, et te kõik tahate, aga kuulan teid. Reelika, mis su eesmärk on? Isiklik eesmärk. Eneseteostus. Karl. Minu jaoks on muidugi oluline raha. Raha on põhiline ja projektid, mis toodavad raha. Astum on oluline. Eneseteostus ja loomulikult raha. Ja ma olen nõus korteriühistutelt et seda portaali teha ja sealt raha sisse saada. Ja eneseteostus, et ma tean, mille nimel pingutada ja see on olemas. Aga jah, põhimõtteliselt saime me eesmärgid paika pandud. Me rääkisime üksteisest, meie suhetest. Kuulsime üksteist, ma loodan. Me teame, mida me tegema peame selleks eneseteostust ja raha saada ja kõike seda, mida me endale eesmärgis seadsime. On kellelgi veel midagi öelda? Tahab keegi veel sõna võtta? Siis ma tänan teid. Te olite kohal, te rääkisite, oli väga meeldiv.